Tere siis teile ka natukene üle pika aja, minu head kanali jälgijad. Ma vabandan, et mul on millegipärast hääl natukene ära, sellepärast et nädalavahetusel sai siin olla ilmselt natukene liiga õhukeste riietega väljas, aga ma arvan, et see teid ei häiri ja lihtsalt teeme siis selle ära. Ma tahan tänase lugemise teha sellisel teemal. Ma ei tee seda nagu kui lugemist ja samas ma ei tee seda ka kui mingit ettekannet. See teema on, käest on väga palju seda küsitud ja ma olen väga palju eraladumisi teinud suhetest, kus on kolmandad inimesed, kus on kolmandad osapooled, olgu nad siis mehed või olgu nad siis naised. Ja tegelikult see küsimus ongi nagu rohkem selline, et kas on võimalik armastada kahte inimest korraga. Väga klassikaline vastus sellele on see, et kui sa armastad ühte inimest, siis ei ole võimalik, et sinna tuleb teine. Nii palju on erinevaid arvamusi ja nii palju on erinevaid mõtteid selle kohta. Ja tegelikult päris adekvaatset ja õiget vastust oskavad sellele küsimusele anda need, kes on ise selles situatsioonis olnud. Nende käest võib seda kõige paremini küsida. Aga kuna siin ei ole nagu mingit konkreetset isikut ega konkreetset küsimust ladumisele, siis ma otsustasin tegelikult ikkagi võtta nagu 3 kaardid siin nagu ikkagi kasutusele ja küsida siis kaartide käest, kuidas need tarokaardid siis vastaksid sellele küsimusele, kas on võimalik armastada kahte inimest korraga. Siis mina tegelikult ütleksin siin niimoodi, et mitte ükski inimene ei ole täpselt sarnane teisele inimesele. Ja ma arvan, et kui need inimesed, need peavad olema väga erinevad inimesed, siis tegelikult ikkagi on võimalik. Aga need on väga erinevad inimesed sellisel juhul. Aga vaatame, mida kaardid siis nüüd selle kohta nagu ütlevad. Kas on võimalik armastada kahte inimest korraga? Kui nendest kaartidest järeldada, siis müntide 5 on minu jaoks külmunud armastuse kaart. See on tegelikult nagu selles mõttes on see nagu väga õige. Ja siis võib öelda niimoodi, et kaartide järgi, et kahte inimest korraga saavad armastada ainult mõõkade esindajate naised. Kui te vaatate mehed, palun pöörake see ringi, eks ole. Ja tegelikult, kui see lõpukaart on siin karikate 10, mis on tegelikult ju armastuse täispank, siis ma võin öelda, et jah, on küll võimalik, kui ma võtan kaartidega. Muidugi, ärge võtke seda, eks ole, kuna siia tuli mõõkade kuninganna, siis võib-olla võib sellest järeldada seda, et võib-olla mõõkade kuninganna, need on siis õhumärgid, eks ole, kuhu kuulun ka mina, kaksikud, kaalud ja veevalajad. Et võib-olla nendel on kuidagi kergem, võib-olla nagu kaksikud on ju ka kahesed, eks ole, sõnaga ja võib-olla siis tõesti kaksikutel ongi võib-olla kergem siis, eks ole, et üks mina ütleb, et armastan ja siis teine mina siis kritiseerib kõrvale, ütleb, et mina ka armastan, eks ole, või siis vastupidi. Et
aga tegelikult müntide 5 tähistab nagu külmunud suhteid, külmunud armastust. Mina kutsun seda külmunud armastuse kaardiks, et tegelikult seal ukse taga on nagu väga palju head ja see võti on siin olemas ja tegelikult võib-olla see uks ei ole üldse kinni lukus, eks ole. Ja kui ta isegi on lukus, siis on siin võti olemas. Aga iseasi on siis see, kas teil jätkub nii palju julgust, et te võtate selle võtme ja teete selle lahti. Kindlasti näitab siin esimene kaart on narr, see fool, ja see on 0 numbriga kaart, suure arkaani kaart ja ma arvan, et need inimesed, kes on võtnud endale, kes on valinud endale selle teekonna, et nad armastavad 2 inimest korraga, siis tähistab see võib-olla siukest hulljulgust. Ma ei tea, mina julgeks küll vist sellist riski võtta, ühesõnaga sellepärast, et mina nii, kes ma väga konkreetne olen ja kõike tahan nagu ka ainult endale. Ma ei suudaks vist jagada küll kedagi teise inimesega. Aga vaatame edasi, kas on võimalik armastada 2 inimest korraga. Mul on tegelikult ühesõnaga ikkagi selline, et võib-olla tõesti on see võimalik. Muidugi kindlasti on siin illusioone hästi palju, et sa nagu võib-olla räägid endale musta valgeks. Väga palju karikate kaarte tuleb siin, nüüd tuli ka praegu karikate häss, mis tähistab ka päris kindlasti uusi algusi ja päris kindlasti selles ladumises tähistab see ka seda, et on. Kuulge, kaldun arvama, et vist ikka on. Ja müntide 9, mis tegelikult on ka materiaalsuse kaart, aga kui siin hästi palju nagu jälgitakse seda aeglast kasvu ja sellist, kus nagu iga nüanss on tähtis nagu selle ühe suhte juures ja teise suhte juures. Kui illusioonid ära jätta, siis jumal tõesti, võib-olla tõesti on. Ja muidugi kindlasti oleks siin väga palju ka kõhklusi ja kõhklusi, aga need saaks ületatud. Sest siin on sauad 9 ja kindlasti on kumbas suhtes hästi palju kirge. Ja millest siis võib-olla ühes suhtes jääb puudu. Saate aru, kui me nagu läheme ja valime, kindlasti on need erinevad inimesed, nagu ma enne ütlesin, eks ole, siis päris kindlasti minnakse otsima sinna seda kirge, vaheldust ja võib-olla see üks suhe on rajatud võib-olla materiaalsusele rohkem kui kirele. Võib-olla ka vastupidi, et selles ühes suhtes on liiga palju kirge, siis selles teises suhtes vajatakse võib-olla natukene sellist, mitte kirge, vaid siukest rahulikkust ja nagu teisi asju, mis ei ole kirega seotud. Kirg on väga hea, kirg peab olema, aga samas minu arvamus, see on minu arvamus, kui kirge on natukene liiga palju, siis ta pika aja peale hakkab nagu mängima mingit teist rolli, et ta ei ole nagu enam, ühesõnaga see kirg võib-olla jahtub ja siis see kirg võib-olla ei anna meile seda, kõik asi, mida on palju, ei ole hea lõpptulemusena. Nii vaatame, kas on võimalik armastada 2 meest korraga või 2 naist. Millises situatsioonis olete? Võtke seda ise. Võib-olla me ei näe kõiki neid võimalusi, mida pakub üks või mida pakub teine. Et jälle narrikaart. Ma ei tea, inimene teeb vist lolliks ennast, kui ta hakkab 2 inimest armastama. Absoluutselt ma ei usu seda. Absoluutselt ma ei usu. Aga see on tegelikult, see narr riskib tegelikult, kui ta seisab seal kalju kallal. Üks samm ja ta on seal kuristikus all. Et võib-olla, kes ei riski, see sampust ei joo, eks ole. Et me peaksime ka riskima, kui me kahtleme, kui me tahame nagu seda mõlemat suhet või mõlemat meest või mõlemat naista, siis me peame ka riskima. Ja kui te võtate selle riski, siis hakkate te nägema ka tegelikult võib-olla neid
seda ühte võimalust, mis pakutakse, mitte neid 3 karikat, mis tegelikult on maha kukkunud, aga nad ei ole maha kukkunud. Nad seisavad püsti, aga nad on ilmselt tühjad. Ja siis vaadatakse ainult nagu seda. Noh, ja jälle. Siin tuli karikate 10 ja müntide 10 tuli nüüd. Täispank, kodu, suhted, perekond. Teate, ma kaldun nagu nende kaartide põhjal arvama, et kui teil on nagu see probleem või ma ei nimetaks isegi seda probleemiks, et kui teil on nagu selline situatsioon elus, siis otsustage ja võtke see risk. Ja kui te küsite seda, siis mina nende kaartide põhjal ütleksin, et on küll võimalik armastada 2 inimest korraga. Ja kindlasti on need väga erinevad inimesed ja väga erinevad armastused. Ühed otsivad kirge, teised otsivad maisust, 3. otsivad võib-olla rahu ja seda vaikset oaasi, 4. otsivad seda meeletut kaarikut võib-olla, mis hakkab ühele poole ja teisele poole perutama, aga see ongi nii, mida me mingil eluhetkel vajame. Ja ma ütleksin niimoodi, et kõik, eriti suhete alal, eriti romantiliste suhete alal, on ju tegelikult meil õppetunniks. Ja kui me saame oma suurepärase mehe kõrvale veel teise suurepärasema mehe ja te ei taha seda suhet lõpetada, mitte kumbagi suhet ei taha lõpetada. Ükskord lõpeb see nagunii, eks ole, aga kui on sellepärast, et see on ka oma jagu selge, et tuleb teha otsus, eks ole, kunagi. Ja kui teise seda otsust ei tee, siis see otsus tehakse meie eest. Siis võib-olla nautida seda. Mitte langeda illusioonidesse, eks ole, nagu siin karikate 7. 7 on kõik illusioonikaardid. Aga kuna siin tuli 2 suure orkaani narri, täispank, müntide 10, täispank, karikate 10, mis on tegelikult perekonna koduga seotud, siis mina ei paneks siin näiteks kätt ette. Ja see võib olla ka kindlasti teist noorem inimene, eks ole, karikate või sauade rüütel. Ja võib-olla toobki see noorem, natukene noorem, see ei ole baas, eks ole, aga võib-olla seda kirge ja seda tulisust ja mida võib-olla teie enda teises mehes, kellega te olete elanud võib-olla väga kaua, ei ole, eks ole. Ja kõik tuuakse ju õppetundideks. Kindlasti on jah, ühesõnaga selles ka oma peavalud. Te peate olema kaitsel, te peate valvama. Esiteks juba sellepärast, eks ole, et mitte vahele jääda, sellepärast, et mitte kumbagile mehele. Tavaliselt on nagu niimoodi, et nagu need armukesed on natukene kergemas rollis omavahel selles mõttes, et nendel ei ole ju nagu ütleme omavahel saladusi, eks ole, aga siis oma näiteks abikaasaga, elukaaslasega siis peab ikka vist väga kõvasti pingutama, et see nagu välja ei tule ja imelik ei tundu. Nii, vaatame veel. Ja nii nagu ma siin ütlesin tegelikult, et kunagi tuleb teha ju oma valik, eks ole, ka isegi siis, kui me võib-olla väga palju armastame seda teist, 3., 4., keda, siis tegelikult sellised suhted lõppevad nagunii ära. Kas lõpeb see siis ühtepidi oma pikaldase elukaaslasega või vähe koos elatud elukaaslasega või siis armukesega. Et selline asi, ma ütleksin niimoodi, et jah, on küll võimalik, aga sellel asjal ei ole pikka perspektiivi. Et lõpuks tuleb see valik nagunii teha, kuidas edasi minna. Ja jälle taas kuninganna ja mõõkade kuninganna. Ma ei tea, hakka või uskuma, et tõesti ainult õhumärgid on võimelised armastama 2 meest, 2 naist korraga. Siis päris kindlasti see niimoodi ei ole. Aga nende kaartide põhjal mulle tundub, et nendel on võib-olla kuidagi natukene kergem selles situatsioonis olla ja sellesse situatsiooni ennast sobitada. Nii, aga vaatame siis veel lõpetuseks, ma ei taha mingeid pikki ladumisi siin teha, nagu te teate, eks ole, ühesõnaga, ja siis vaatame, mida peainglid aarud ütlevad siis
ütlevad siis selle kohta, et kas on võimalik armastada 2 inimest korraga. Siis võtame siit 1 kaardi. Jälle illusioonid. See on nüüd siis mõõkade 7. Ja tuli suure arkaani kaart rahu. Miikali 7. Sinu jaoks on olemas parem tegutsemissuund. Üksinda töötamine ei pruugi olla parim lahendus. Vaata üle kõik üksikasjad. Loomulikult, et tegelikult otsustab ju üks osapool seal, võib-olla rohkem, eks ole. Ja kui on olemas parem tegutsemissuund, siis võib-olla tuleb vaadata seda paremat tegutsemissuunda. Ja lase minevikul minna, ees on rikkalik tulevik, lase lahti ja luba Jumalal end juhendada. Peaingel Atsrael. Mis ma nüüd ütlen? Teate, ma võtan 1 kaardi veel. Võtan 1 kaardi veel selle kohta. Ma ei oska. Rahveli 4. Otsi teisi võimalusi, märka maagiat, oma elus ole teadlik enda emotsioonidest. See on väga sarnane selle esimese sellega, et sinu jaoks on parem tegutsemissuund. Ja kuna siit nüüd nende kaartide põhjal tuli välja see, et tegelikult on võimalik, kui sobitada ennast sinna situatsiooni, mis on kahtlemata, ma arvan, päris raske, päris keeruline kõikidele nendele 4 osapoolele. Ja ma tegin oma video kunagi siin allpool oli sellest, et kui suhtes, minu meelest oli vist ka, et kui suhtes on 3. ühesõnaga, et siis on need asjad kõik niivõrd energeetiliselt niivõrd läbi põimunud, et ütleme see naine või ka isegi see mees võib selle koheselt ära tunda, et midagi on nüüd natukene valesti, et midagi kuskil vist on. Ja kui tekib juba selline mõte või selline tunne, siis järelikult see on õige. Aga kindlasti ei ole see kerge, aga ma ütlen, et on küll nende kaartide põhjal. Ja valikud tuleb teil endal teha. Võib-olla kergemini suudavad neid valikuid teha õhumärgid ja võib-olla seda nagu taluda ja enda jaoks neid situatsioone teha nagu natukene kergemaks. Aga valik on teie. Kas te saavutate siis rahu? See on juba omaette küsimus ja võib-olla see on omaette teema. Ma tänan, et te vaatasite, et te kuulasite. See oli selline mitte kollektiivne lugemine. Ma isegi ei oska seda nagu nimetada, milleks see nagu on. Kui te soovite isiklikke ja personaalseid ladumisi, siis kirjutage mulle auli.maagiline@gmail.com. Minu meiliaadress on siin all. Ma olen selle järjekorral nüüd suutnud kuidagi ära likvideerida ja mul enam ei ole. Mul üks töö on veel teha siin ühesõnaga ja siis ma olen oma asjad saanud järje peale. Ja kui teil on midagi küsimusi, siis kirjutage mulle julgelt, vaatame, leiame lahendused. Ilusat kevade jätku teile, natukene soemaks võiks küll minna ja moel läks ka juba nüüd video lõpus natukene paremaks. Olen Auli ja kõike head teile. Tšau!